On naistepäev, 8. märts. Ma olen onkoloogia kabinetis. See on see kabinet, kuhu mitte keegi mitte kunagi sattuda ei taha. Reili, teil on vähk. Mida, küsisin ma mõttes. Teesklen, et see, mida ma just kuulsin, ei olnud mulle. Ma saan aru, et ma olen vist mingisuguses vähikabinetis. Ruumis on täielik vaikus ning kõik ruumis viibijad vaatavad ainiti mind. Miks ma siin olen ja kuidas mina siia sattusin, küsin ma mõttes iseendalt. Arst teisel pool lauda vaatab mulle otsa ja lausub uuesti. Reili, teil on suur kasvaja. Ruumi täidab taas vaikus. On kuulda vaid inimeste hingamist. Ma tunnen, kuidas 6 silmapaari on minule suunatud. Kabinet on arste täis, nagu tahaksid kõik minust midagi saada. Ma sisimas loodan, et äkki nad ajavad mind kellegiga sassi. Äkki olen ma lihtsalt valesse osakonda sattunud. Ma ei taha iseendale tunnistada, et see olen siiski mina, kes siin olema peab. Aga miks kõik mind nii tõsise näoga vaatavad? Aga ma ei julge mitte midagi küsida. Ruumis on väga ebameeldiv vaikus. Arst jätkab. Reili, asjalood on halvad. Ma istun toolil, ma olen täiesti kahvatu ja liikumatu. Palun öelge, et te ajate midagi sassi, mõtlen ma endamisi, aga ei julge öelda sõnagi. Aga miski minus teab, et ma olen siin kabinetis põhjusega. Ma püüan hingata ja jääda kõigele vaatamata näiliselt rahulikuks. Siiski tunnen, kuidas mu keha muutub üha ärevamaks ja ärevamaks. Kurku tekib klomp. Silmad täituvad pisaratega. Ausalt öeldes tahaksin siit kabinetist ruttu minema joosta, kui see vaid võimalik oleks. Äkitselt hakkab mul nii vastik ja nii halb. Ma saan aru, et ma ei saa isegi põgeneda. Mulle jõudis kõik lõpuks kohale. Mina olen saanud vähidiagnoosi ja seda naistepäeval 8. märtsil. Päeval, mil päike on esimest korda pilve tagant välja tulnud ja särab imekaunilt. Milline imeline kingitus sellel imelisel päeval, kas pole, mõtlen ma endamisi nõuksudes. Suurem pisarate laviin tahab valla pääseda, aga ma püüan seda kõigest hingest kinni hoida. Reili, teie kasvaja on suur ja seetõttu me seda opereerida ei saa. Ainuke lahendus on keemia ja kiiritusravi. Mida? Kisendab mu sisemus. Keemia ja kiiritusravi, kisendab mu sisemus. Kas te olete kõik hulluks läinud? Ma ei hakka mingit keemia ja kiiritusravi tegema. Kõik ei saa ju nii hull olla. See peab olema mingi eksitus. Aga kõike seda mõtlen ma endamisi ja ei lausu mitte kellelegi sõnagi. Kindlasti on veel mõni võimalus, küsin ma ainult arstilt läbi pisarata. Reili, kui te arvate, et mingi surra-murra teid terveks teeb, siis võib juhtuda. Kas ta just nii ütleski mulle praegu? Kas see oli praegu mingisugune ähvardus, käis mul peast läbi? Tunnen, kuidas mul süda sõna otseses mõttes pahaks läks. Palun lihtsalt öelge keegi, et see on kõik mingisugune nali. Aga ma ei lausu taas mitte sõnagi. Teie terveks saamise protsent on 80, sellega ei ole siiski nalja. Õnneks jäävad teil raviga juuksed alles, ütles arst. Vähemalt midagigi positiivselt, mõtlesin ma kõige selle õuduse juures. Palun öelge keegi, et see on halb unenägu, millest ma kohe üles ärkan. Ja siin ma nüüd nutan keset kabinetti, aga mitte keegi ei reageeri minu emotsioonile. Ja mitte keegi isegi ei lohuta mind. Kas te kujutate ette?
Tunnen, nagu minu sees oleks terve maailm kokku varisenud. See on väga õudne tunne. Kas ma suren maha, käib mul peast küsimus läbi, aga taas olen vait. Arst ulatab mulle raviskeemi paberid ja lausub. Keemia ja kiiritusravi algavad juba paari päeva pärast. Kiiritusravi iga päev, keemiaravi kord nädalas. Alustamine kohe. Vaatan neid pabereid, endal silmad märjad, süda taob sees ja kõhus keerab metsikult. Kõik juhtubki minuga. Ma olen kuulnud õudusjutte, kuidas inimesed kemoteraapia järel kiilanevad, muutuvad päev-päevalt nõrgemaks, kuni lõpuks surevad. Ja nüüd see juhtub kõik minuga, seesama asi. See on lihtsalt õõvastav, mõtlen ma endamisi. Ausalt, see on minu kõige elu kohutavam päev. Poleks eales ka oma kõige hirmsamas õudusunenäos suutnud ette kujutada, et mina peaksin kunagi vähi saama. Mitte ealeski. See kõik lihtsalt tundub liiga hullumeelne, et tõsi olla. Terve mu senine elu varises kokku vaid ühe sõrmenipsuga. Vähemalt nüüd ma tean, mida vähihaiget diagnoosi saades tunda võivad. Ja ma ei soovi seda tunnet mitte kellelegi kogeda. Teadmine, et ma ei tea, mis homne päev toob. Tunne, et ma ei tea, kas ma üldse ellugi jään ja mis minust saab, kui ma peaksingi surema. See on liiga õõvastav, et sellele isegi mõelda. Tunnen juba isegi surnulõhna siin kabinetis. Ma ei taha siin enam hetkegi kauem viibida. Mind saadetakse edasi vereanalüüsi andma. Vähihaigete ootesaalis. Ma näen inimesi ja see on paksult rahvast täis. Kõik, keda ma silman, on vanemaealised. Viimane kui üks neist. Ja siis siin olen mina, noor naisterahvas, silmad nutust punased, keset päikesepaistelist imeilusat naistepäeva. Ma ei taha, et mu pilk mitte kellegagi kohtuks. Mul on lihtsalt nii piinlik, sest kuidagimoodi olen ka mina siia sattunud. Ma tajun, kuidas mind jälgitakse. Ja endamisi mõtlen. Näe, tema on nüüd ka üks meist, sai vist just oma diagnoosi kätte. Oh, see vaeseke käis mu peast läbi. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas on võimalik, et mina olen siin. Ma olen terve oma elu korrapäraselt oma tervise eest hoolitsenud. Iga pisimagi asja pärast arstide vahet käinud. Isegi nohu pärast. Ja nüüd istun ma siin. Alles 8 kuud tagasi käisin naistearstil ja kõik oli ideaalses korras. Kust kurat see vähk nüüd minu sisse sai? See pole lihtsalt võimalik. Siin peab olema mingi eksitus. Ma saan aru, et ma püüan endale taas mingisugust lugu pähe määrida. Aga ma ei jää seda uskuma ja see ei õnnestu. Sest reaalsus jõudis lõpuks kohale. Ma jõuan koju ja tunnen ennast kui läbi pekstud, kurnatud, väsinud ja jõuetu. Nagu viimne eluenergia oleks just minu seest välja imetud. Ma ei suuda enam mitte millelegi muule mõelda, kui sellele, et mul on maailma kõige kardetavam haigus ja ma suren ära. Ja kõike on korraga liiga palju. Kuidas saab elu olla nii ebaõiglane? Ma ei ole seda kõike ära teeninud. Ma tahaksin lihtsalt maa alla vajuda ja mitte kunagi sealt enam välja tulla.
Ma ei taha tänasest seigast mitte kellelegi rääkida. Ja ma ei taha, et mitte kunagi keegi sellest päevast isegi teada saaks. Mul on lihtsalt liiga valus. Ma ei ole ennast mitte kunagi nii palju haletsenud kui praegu. Ja ma ei kujuta ette, kui keegi teine seda ka veel tegema peaks. Juba mõte, et keegi peaks mulle ütlema, oi sa vaesake, mul on sinust nii kahju, ajas mu südame pahaks. Ma saan ise hakkama, ma olen tugev, ma olen ju terve elu ise hakkama saanud. Ma püüan hakkama saada ka nüüd. Täpselt selline mäng, mida ma varemgi iseendaga mänginud olin. Saan üksi kõigega hakkama, isegi siis, kui peaks raske olema. Ma olen lihtsalt vait ja ma ei räägi mitte kellelegi, on minu selge otsus. Võib-olla väga vähesed saavad teada, et ma täna sellise diagnoosi sain. Aga ma tegelikult ei taha ka neile öelda. Ma olen ju ennegi varjanud igasuguseid asju, mis on minuga juhtunud, et mitte näida nõrk. Miks ma peaksin siis nüüd sellest kellelegi väga suurelt rääkima? Ma ei saa just sellist uudist ometigi oma sõpradele ja tuttavatele edastada. See on ilmselgelt liiga piinlik. Mõistan, et mul on suurem eelis oma haigust varjata, sest ma töötan kodus. Ma ei pea mitte kellelegi päevast päeva otsa vaatama ja teesklema, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Üks on kindel, ma ei julge juba planeeritud töökohtumisi tühistada. Teen veel kõik ära, mida ma olen lubanud ja keegi ei saagi teada. Mulle meeldib hobikorras fotograaf olla, aga õnneks on vaid paar broneeringut ette tehtud. Ma tunnen, et ma veaksin kõiki alt, kui ma hakkaksin neid tühistama. Ja nii ma tegin veel lisaks ühe teisegi suure projekti, mida ma ammu enne diagnoosi suusõnaliselt lubanud olin. Tegin kõiki neid asju tegelikult üle enda. Aga ma ei julgenud mitte kellelegi ära öelda. Kohusetundlik inimene lihtsalt ju pigistab silma kinni ja hambad ristis teeb ära kas või üle enda laiba. Ma ei suutnud näidata, et ma olen nõrk ja ma ei saa hakkama. Isegi vähidiagnoos ei olnud mulle piisav vabandus, et mõni projekt täielikult tühistada või iseendale puhkus võtta. Enne ma suren maha, kui kellelegi ausalt räägin, mida ma tegelikult praegu läbi elan. Isegi vähk ei olnud mulle piisav vabandus. Kuigi südames oleksin ma tahtnud lihtsalt omaette olla puhata ja ennast haletseda. Oma diagnoosist rääkisin ma väga vähestele. Ma olin šokis. Ja ma varjasin ka seda. Ma ei suutnud neile oma haigust mitte kuidagi ilusti isegi serveerida. Ehmatasin osad vist isegi poolsurnuks. Ja kirjutasin mõnele lihtsalt lühidalt. Mul on vähk ja ma suren ära. Ma kujutan ette, milline paanika võis nende sees tekkida. Olin ise nii meeltesegaduses, et ma lihtsalt ei osanud seda isegi neile kuidagi serveerida. Ma olin kindel, et ma suren ära. Aeglaselt, aga kindlalt. Justkui oleks see mu saatuses juba kirjas. Lood vähihaigetest on tekitanud mulle sellise tunde, et kui sa juba ükskord diagnoosi saad, siis sa terve nahaga ei pääse. Ja kui sa pääsedki, siis sa oled erand. Ajakirjanduses olen isegi lugenud õõvastavaid lugusid, kuidas üleöö inimesed maha surevad. Ja mul pole see kõige viimane staadium, aga ka minu staadiumiga inimesed surevad. Mõelda vaid. 8 kuud tagasi olin ma täiesti terve inimene.
ja selle ajaga on minu sees arenenud agressiivne kasvaja läbimõõduga 6 sentimeetrit. Kui kohutav. Õnneks see moodustis on piiritletud ja ei ole kehas laiali. Aga siiski, kuidas saab selline asi lihtsalt nii kiiresti tekkida? Käis mu peast läbi. Kui ma ei oleks juhuslikult kontrollis praegu käinud, oleksin võib-olla veel paar kuud oodanud, siis oleksin suure tõenäosusega olnud juba päriselt viimases staadiumis. Mõelda vaid, et mõni inimene ei pista üldse oma nina ei meeste ega naiste arsti juurde ja elab terve elu õnneliku ja tervena. See ei ole loogiline. Kuidas minu tervis on nii hädine? Kõik on lihtsalt ülekohtune, maailm on täiesti ebaõiglane. Ma istun kodus arvuti taga ja lihtsalt nutan. Ma tahaks lihtsalt oksendada kõige selle peale. Tunnen nii suurt vastikust oma elu vastu. Ma tunnen vastikust, et mul on vähk. Ma tunnen vastikust oma keha vastu. Ma vihkan seda päeva, ma vihkan ennast, ma vihkan kogu maailma. Järgmisel päeval ma suudan natuke toibuda ja suurem šokk on üle elatud. Ka enesetunne on niru, mis niru. Kuidas ma siit nüüd peaksin edasi minema? Kas ma lihtsalt teesklengi ja pigistan silma kinni? Näitan välismaailmale, nagu mitte midagi poleks kunagi juhtunud. Kõik variandid tunduvad ühtemoodi rasked. Minu hing on ahastuses ja nutab. Terve mu elu tundub ühtäkki mulle täiesti mõttetu. Kõik, mida ma senini teinud olen ja korda saatnud, tundub kõik nii mõttetu. Mitte millelgi ei ole enam tähtsust. Ma suren niikuinii ära. Olen senini elanud pealtnäha ilusat ja õnnelikku elu. Kõik, mida ma seni teinud olen või saavutanud olen, tundub kõik tähtsusetu. Kõik tundub nüüd nii pinnapealne ja tühi. Minu sees on lihtsalt tühi tunne. Mõttetu ja tühi tunne. Ma olen elanud elu, mis on tundunud hiilgav väljastpoolt, aga mille üle ma ise tegelikult pole mitte kunagi õnnelik olnud. Just nii tunnen ennast praegu. Ma olen elanud 34 aastat elu, ilma, et ma ise oleksin aru saanud, ma päriselt oleksin elanud. Pole elanud elusat elu.